küsisin, aga mida te sellega mõtlete? Ta ei käinud iga pühapäev kirikus ja ta ei olnud nagu selline, ta käis küll aeg-ajalt, aga mitte iga pühapäev. Ja siis mõtlen, et teate, et usklikuks olemisega, ka jumalasse usklikuks olemisega või uskumisega on niimoodi, et see on nii nagu rasedusega. On 2 varianti, kas on või ei ole. Ei saa olla natuke usklik ja palju usklik, vaid kui sa usud Jumalat, siis seda ei saa natukene olla, vaid usud täiega, 100%. Ehk siis see rasedus puhul on ka, ma ei ole kuulnud, et keegi inimene, et ma olen natuke rase, eks ole, või midagi taolist. Ma vähemasti ei ole kuulnud. Ehk siis, kui ma nüüd selle jutu juurde nagu tulen, kuhu ma siis tahan nagu jõuda, on see, et kui me räägime ka jõulupühadest ja jõulusündmusest, siis me tahes-tahtmatult räägimegi sellest, mida kristlik maailm usub ja tunnistab. Miks ta usub, miks ta tunnistab ja mida siis kirik, pühakiri selle usu kohta kõneleb. Ja nii võikski täna esitada sellise küsimuse, et see on hea mõte tegelikult. Ma formuleerin oma küsimuse ümber. Me võiksime esitada igaüks endale küsimuse. Miks ma peaksin uskuma Jumalat? Või teisiti, mida mulle usk Jumalasse annab? Ja kui te nüüd selle peale korraks mõtlete, siis ja lasete oma südame, mõtte ja meele lahti, siis tegelikult nendele 2 küsimusele, mis on mõnes mõttes hästi sarnased, ma tegelikult heal meelel vastan, sest vastused annab tegelikult see sama jõulupüha ja jõulusündmus. Me võime muidugi selle jõulusündmuse puhul esitada küsimuse ja nüüd ma teile natukene selles mõttes räägin selliseid teadmisi või annan edasi selliseid teadmisi, mida kindlasti tuleb tähele panna ja mis nii mõnigi kord on müstifitseeritud või mütologiseeritud, ehk siis nad on kuidagi sellised ohohohoo ja siis nende üle arutletakse, et kas ikka oli õige või kas oli ikka vale. Jah. Ma küsin jälle teie käest, kui hea see on selline auditoorium. Mis te arvate, millal Jeesus Kristus sündis? Mis aasta? Ei tea. Äkki peaks aasta 0 olema? Ei pea. Pead. Kes ütles 2019 aastat tagasi, eks ole, ja nii edasi. Teate, millal Kristus sündis? Ma kuupäeva ei tea. Aga ma tean, et see oli aastal 3-7 enne Kristust. Ja just nimelt enne Kristust. Kuidas see võimalik on? Mis mõttes Jeesus sündis enne ennast? Aga vastus on väga lihtne. Sellepärast, et tegelikult see aasta 0 lepiti kokku. Ühel aastal lepiti kokku, see on lihtsustatult öeldes, et nüüd on see aasta 0, kus me hakkame seda mõõtma. Ja alles palju aega hiljem tuli välja, et tegelikult see aasta 0 on nihkes. Et Jeesus sündis tegelikult hoopis teisel ajal. Ta sündis siis, kui valitses Rooma impeeriumis keiser Augustus. Ja on teada, et keiser Augustus korraldas rahvaloenduse, see, millest räägib jõulu evangeelium. Aga teate, kui pikalt see rahvaloendus kestis? 3 aastat. Tänapäeval tehakse see ära nädal ajaga või mis see periood viimasel rahvaloendusel oli see natuke pikem, aga põhimõtteliselt siin. Seal kestis see 3 aastat. Ja vot sellepärast, kui tuvastati, millal keiser Augustus tegi selle rahvaloenduse ja kui sellel ajal oli teada, et Jeesus sündis, siis öeldigi, et Jeesus sündis 4-7 aastat enne Kristust. Ja nii lihtne see ongi. Ja sellepärast, kui me kuupäeva juurde läheme, siis võib esitada järgmise küsimuse, kas Jeesus tõesti sündis 25. detsembril? Kindlasti mitte. Isegi mitte 24. detsembril ei sündinud.
kindlasti mitte. Vaid ka see kuupäev on tegelikult kokkuleppeline ja see sobib sinna talvisesse pööripäeva lihtsalt väga hästi, sest pimedus hakkab vähenema, valgus hakkab suurenema ja kui me toome selle võrdluse, et Jumal saatis oma poja armastuseks siia maailma, valguseks inimeste keskele, siis see sümbol Jeesusest kui valgusest sobib sinna pööripäeva väga hästi. Ja vot sellepärast hakati pidama jõulu Jeesuslapse sünnipäeva 25. detsembril, aga täpselt kui vana ta siis vanaks ta oleks tänasel päeval saanud, kui me räägime Jeesuse sünni aastapäeva tähistamisest, selles mõttes, eks ole, kui seda niimoodi peaks tõlgendama, siis seda me ka täpselt öelda ei saaks. Ja kiriku seisukohalt ei ole see tegelikult üldse oluline, see ei ole üldse tähtis. Kõige olulisem on kiriku seisukohalt see, et Jeesus Kristus on sündinud. Kas ta on päriselt elanud? Siis selle üle tegelikult piibliteadlased ei vaidle. Ei vaidle sellepärast, et üldse üldiselt ka ajaloolased ei vaidle Jeesuse ajaloolise persooni üle, sellepärast, et selle kohta on dokumentaalsed andmed olemas, et tollel ajal, sellel samal perioodil umbes elas selline mees Iisraelis, keda kutsuti Jesuusiks või Joosepi pojaks ja ta elas ja kust kohast on see kindlaks tehtud, on see, et kuna Jeesusel see järgijaskond oli olemas, siis ka need konfliktid, millest pühakiri räägib, variseride ja saduseride vahel, eks ole, ja erinevate selliste, rühmituste vahel, et see konflikt oli olemas ja ka Rooma impeeriumi ülemvõim ju tegelikult väga selgelt nägi seal mingisugusel moel sellist nagu ohtu valitsevale korrale, sest rahvas käis tal järgi, teistpidi variserid, kirjatundjad, eks ole, räägivad, kuidas tuleb õhutada seda, et kuidas ta õhutab rahvast selle valitseva võimu vastu ja selline ettevaatlikkus oli olemas ja on säilinud kirjavahetus Pontius Pilatuse ja siis tollase Rooma keisri vahel, kus Pontius Pilatus kurdabki seda, et ta ei oska midagi peale hakata. Et ta näeb, et on väike probleem olemas ja ta küsib nagu nõu, et kas ta peaks sellele kuidagi nagu reageerima. Ja vot sellised, ma nüüd üldistan, et see nüüd fragmendid ei ole täpselt nüüd need, mida ma teile kirjeldasin, eks ole, aga et põhimõtteliselt sellest kirjavahetusest tulenevalt on ajalooliselt jõudnud sellele järeldusele, et ta on olnud reaalselt olemas. Kas ta nüüd Jumal on? See on nüüd jälle, head sõbrad, see, mille puhul ma ütlen, see on usu küsimus. Sest seda ei ole võimalik ajalooliselt tõestada, kas ta oli Jumal või mitte. See on usu küsimus. Kas Jumal meie juures on või ei ole, siis ega see on samamoodi usu küsimus. Teisiti ei saagi sellesse suhtuda. Teisiti ei saagi sellest aru saada, kui see taandub usu küsimuseks. Sest mis on nagu see hoiak, et kui räägitakse seda, et kas Jumalat tõestada või mitte tõestada või kas Jumalat on võimalik tõestada, siis üks selline tuntud füüsik, matemaatik Blaise Pascal on öelnud umbes nõnda, et Jumala tõestamine mitteusklikule on sama mõttetu kui tema olemasolu tõestamine usklikule või mitte olemasolu tõestamine usklikule. Nüüd läks hästi. Jumala tõestamine mitteusklikule on sama mõttetu kui tema mitte olemasolu siis usklikule. Sest kui inimene usub, siis sa ei suuda tegelikult teda ümber veenda. Sa võid üritada, sa võid taga vaielda, aga kui tema on veendunud, et Jumal on, siis võid argumenteerida, kuidas tahad, ei jõuta mitte kuskile. Ja vastupidi, kui inimene on veendunud, et Jumalat ei ole, siis on olukord tegelikult täpselt samasugune. Sa võid püüda talle tõestada, et vaata seda imelist puud, kuidas Jumal on selle loonud, siis see ütleb, et
mis mõttes loonud? See on ise kasvanud. Kus see Jumal siin? Kuidas Jumal siin sellesse võissetud öeldes? Nii et see sõltub inimese usust. Aga miks ikkagi siis on see paljude inimeste jaoks nagu oluline? Kuidas see jõulusündmus siis selle juurde nagu tuleb või kuidas see siis nagu seotud on? Tegelikult ma teile ütleksin niimoodi, et teate, see jõulupüha on mõnes mõttes selline üldse mitte nii tähtis püha kiriku jaoks. Miks? Kirikus on 4 suurt kirikupüha. Nendest üks on jõulupüha. Mis need 3 muud on? Nii, ülestõusmispüha, väga õige. Mis veel? 4 püha. Ja 3. ütlemata on 3. püha, ehk siis on ülestõusmispüha, 4 püha, 3. püha ja jõulupüha. Ja jõulupüha neist on kõige väiksem. Miks? Mis kõige suurem? Vaata, kui hästi te teate. Ülestõusmispüha. Aga miks on ülestõusmispüha suurem kui jõulupüha? Sest kui Jeesus ei oleks surnust üles tõusnud, siis oleks ka tema sündimine olnud ju mõttetu. Jeesuse sündimisel ei oleks mitte mingisugust tähendust, kui ta ei oleks surnust üles tõusnud. Ta oleks lihtsalt olnud üks tore mees, kes kõndis maa peal. Aga mis paneb kristliku usule nagu sellise aluse, mis paneb selle põhilise hoiaku on Jeesuse üles tõusmine surnust. Ja vot see sündmus paneb aluse kogu kiriku usule ja aluse kõikidele kirikupühadele. Kui ei oleks Jeesus üles tõusnud, siis ei oleks kristlikku kirikut olemas. Sest selleks ei oleks lihtsalt mingit vajadust. Kristlik kirik on tekkinud ja toetub ülestõusmissündmusele. Nii et võib-olla mõnes mõttes oleks pidanud tulema järgmisel aastal ülestõuspühade paiku siia hoopis, see oleks võib-olla õigem. Aga eks me siis tuleme mõni teine kord veel, kui vajaks olla. Aga miks siis on see ülestõusmine oluline ja kuidas see siis tuleb siia või kuidas see siis on seotud nende samade jõuludega? Ma mõtlen selle näite peale, miks me nagu mõtleme, et kuidas seda teile kõige paremini nagu tuua. Olete te näinud filmi või lugenud raamatut Põrgupõhja uus vanapõhja? No mis oli Põrgupõhja Antsu selline, ikka Jüri oli teda. Jüri oli ja Ants oli see teine mees. Eks ole? Jürka, vanapõhja on Jürka. Mis oli tema põhiline probleem? Tahtis õndsaks saada, muidugi, eks ole. Ja tahtis õndsaks saada. Ja ega tal vist väga hästi läinud, sest talle sattus üks teine mees ette, kes keeras selle asja natukene kihva ja rikkus kõik selle nii-öelda ära, nii et Põrgu Jürka ei saadki nii-öelda õndsaks. Mis te arvate, kuidas Põrgu Jürka saaks kiriku õpetuse kohaselt õndsaks? Mida ta peaks tegema? Kindlasti mitte nii-öelda Kaalantsu juurde tööle. Mida peaks tegema Põrgu Jürka, et saada õndsaks? Mis asja? Leeris käima. See on, jah, väga õige, absoluutselt. Kindlasti peaks leeri tulema, täiesti õige. Aga enne kui ta leeri tuleb, mida ta peaks tegema? Ristima, te olete täiesti õigel teel. Aga enne ristimist, mida ta peab tegema? Ta peab tunnistama, et Kristus on issand. Ehk siis uskuma Jeesusesse, sest mida ütleb meile evangeelium? Evangeelium ütleb seda, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, kes ei usu, mõistetakse hukka. Ehk siis usk on ka selles kontekstis kõige alus. Kui inimene haarab usust kinni, siis ta ka tegelikult sellest usust saab õndsaks, kui nii võiks ütelda. Näete, kui lihtne ja loogiline on see. Aga miks ma selle näite tõin? Ma tõin selle näite tegelikult selle samal põhjusel, et see on tegelikult väga oluline küsimus. Ja kui ma tulen nüüd oma jutu juurde, selle alguse juurde tagasi, kus ma esitasin teile küsimuse, et kas te olete või
ütlesin seda, et teie seas on 99,9% usklikke. Oli seda 99,9% usklikke, siis tegelikult ma jõuan veel ühe väga olulise teema juurde, mis nüüd siia väga selgelt kaasa käib. Ja mis see teema on? Mis on see teema? Kui ma tõin teile selle näite, et kuidas inimesed usuvad erinevatesse asjadesse, siis alles hiljuti mul oli üks selline kokkusaamine, esimene kohtumine hiljuti, sellest oli juba 3 kuud möödas, aga ma sain koguduses taas leerilastega kokku ja meil oli leerilapsi selles rühmas pea 40. Ja siis ma küsisin nende samade leerilaste käest, et kui te nüüd korraks mõtlete ja kui te julgete, siis andke mulle käega märku, teie ei pea midagi märku andma ega midagi, aga nendel ma palusin seda teha ja küsisin nende käest peale selle juttu, kui ma olin neile rääkinud seda sama, et kuidas me kõik oleme usklikud ja nii edasi. Et küsisin nende käest, et kui paljud teist usuvad, et pärast surma on elu. See vanus, kes seal koos oli, on vanuses või see rühm, kes meil koos oli, on vanuses selline 25 kuni 45 suures osas. Oli ka üks kena proua, kellel oli vanust 68 ja ütleme niimoodi, et aga põhivanus on see sellises vanuses. Mis te arvate, kui paljud sellest 40 tõstsid käe? Peaaegu kõik. Peaaegu kõik. Ja siis ma nagu taaskord mõtlesin sellele jutule, et kuidas me eestlased ikkagi oleme nii uskmatud, mida aeg-ajalt meile tuletatakse kuskil meelde, et eestlased pole üldse usklikud. Et mis mõttes? Mis mõttes? Suur osa nendest inimestest, kes tulid leerikooli, usuvad, et surm ei ole lõpp. Surm ei ole lõpp. Ja kui nüüd jälle nagu selle mõttekäigu juurde tagasi tulla, siis tuleb enda jaoks nagu väga selgelt ka küsida või selle mõtte juurde tagasi tulla ja nende küsimuste juurde tagasi tulla, ma vaatan igaks kella ka. Natuke on veel aega. Et ma tulen selle alguse küsimuse juurde tagasi, et miks see siis nii on või kuidas või mis see kirik või mis see usk mulle annab, siis tegelikult nüüd see sama ülestõusmissündmus ja see annabki kiriku õpetuselt selle seisukoha ja aluse, et ühel päeval, kui ma silmad kinni panen siin selles maailmas, teen ma nad lahti uues igavikus, mida kirik õpetab. Ja see on saanud võimalikuks just nimelt Jeesuse Kristuse elu, kannatuste, surma ja ülestõusmise läbi. Ja kuna see imeline ime on juhtunud, siis ka jõulusündmus oma olemuselt muutubki suureks. Sest kui räägitakse sellest, et jõululaps on meid lunastanud kõigest süüst ja patust, et jõululaps on meile toonud pääste, siis võibki küsida. Sellest on jälle üks aasta möödas, kui sain kokku ühe kooliperega, kes tulid Kaarli kirikusse. Ja siis ma küsisin selle koolipere käest, et kui te ütlete sõna pääste, või kui ma ütlen sõna pääste, siis mis tuleb teile kõige selgemalt silma ette? Mida lapsed ütlesid? No ikka punane auto valge triibuga ja sellised tunkedes mehed, kellel on kiivrid peas ja päästjad. Tänapäeva ka, eks ole. Ja võt siis, kui Jeesuse puhul öeldakse sama, et tema on saanud meile päästjaks, siis me võimegi ette kujutada, et ta tuleb kustutab tuld või viib meid haiglasse, kui meil kiirabi vaja on või midagi taolist. Aga jah, Jeesuse puhul öeldakse seda, et ta tuli meid päästma surma käest. Ja võt see paneb jällegi aluse sellele, et me saame öelda, nagu ütleb Paulus, et nii elades kui surres me
kuulume Issandale. Ja nüüd ma tulengi selle esimese osa juurde või siis selle peamise teema juurde tagasi, ehk siis kui me tänasel päeval esitame küsimused, mis tähendus on jõulupühadel kristlikus maailmas, siis me võimegi öelda, et jah, jõulupühadel on korvamatu tähendus inimese hingeõtsuse seisukohalt. Sellepärast, et jõulupühadel sündis maailma mees, kes sai selle maailma päästjaks surma käest, kes sai iga inimese elu päästjaks selle sama surma käest. Ja sellepärast on meil põhjust olla rõõmsad, et ta on sündinud. Meil on põhjust olla rõõmsad, et Jumal on inimeseks saanud, sõna sai lihaks ja elas meie seas. Ja selle juures öeldakse, et sageli inimesed ei tunne teda ära, aga ometi on see pannud aluse väga suurele, ei saa öelda teemale, aga suurele usule ka, kuidas mõõdad seda suurust, eks ole, aga on pannud aluse sellele samale kristlikule kirikule, kes usub ja tunnistab, et elu on igavene. Ja just sellepärast kirikutes tähistatakse jõulupühi, just sellepärast kutsutakse üles inimesi advendi ajal mõtlema sellele, kuidas oma elu parandada, kuidas oma elu nõnda sättida, et me võiksime sellisel moel elada, et kui ühel päeval sealt lahkume, võiksime julgelt minna, teades, et meie selja taha ei jää midagi sellist, mille puhul võiks öelda, et see ei olnud päris tore, mida sa oma elus oled teinud või et see oleks natukene nihu, see elurännak sul. Et me võiksime elada oma elu igal hetkel, igal päeval selles samas armastuses Jumala ja kaasinimese vastu. Ja sellepärast ka see jõulupühade armastuse rõhutamine, see, kus ju jõulupühadel me näeme, kui palju inimesed tegelevad hea tegevusega, kuigi ma ütlen teile ausalt, mina ei saa sellest aru selles mõttes, et minu meelest head peaks inimesed teistele tegema iga päev, mitte ainult üks kord aastas jõuluajal, vaid see on nagu loomupärane, peaks olema igal inimesele teha head. Aga ma tean, jah, ma saan aru, kus kohas see nagu tuleb, et selle sündmusega seonduvalt selline hea tahtlikkus, hea soovlikkus, selline märkamine, tähelepanemine, kõik viib lõpuks selleni, mis on armastuse sügavam olemus ja tähendus. Ja see panebki sellele jõulupühale sellise erilise tähenduse ja annab sellise erilise kinnituse. Aga ma küsin teist, kas te teate, mis on armastus? Teate, jah? Nii tore. Mina küll sageli ei tea. Mõned küll ütlevad, et nad teavad. Kas te teate, mis värvi on armastus? Punane. Valentinipäeval on ta roosa. Mis värvi on armastus? Igat värvi. Jah, et selles mõttes, et see ilus laul, mis värvi on armastus, siis see laul jah, päris nagu vastabki sellele ära, et kui teaks, küll oleks hea, mis olid seal umbes need sõnad. Aga et me seda täpselt ei tea. Aga seda ma tean küll, mis asi armastus on. Apostel Paulus esimeses kirjas korintlastele ütleb armastuse ülemlaulus umbes nõnda. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople, armastus ei ole iseennast täis, armastus ei otsi omakasu, armastus ei ärritu, armastus ei pea meeles paha, armastus ei rõõmusta ülekohtust, aga tõe pärast ta rõõmustab. Armastus usub kõik, loodab kõik, talub kõik, armastus andestab kõik, armastus ei väsi iialgi ära või armastus ei hääda kunagi, sõltuvalt tõlkest. Ja selle ees Paulus räägib umbes sellist mõtet, kui ta selle armastus ülemlaulu ütleb seal seda, et kui mul oleks kogu usk nii, et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kummisev vask või kõlisev kuljus. Ja samuti ta ütleb veel, et kui mul ei oleks armastust, siis temast ei oleks mitte ühtegi. Ehk siis tegelikult see armastus, millest kõneleb Paulus, see armastus, mis annab elule mõtte ja tähenduse,
Ma muideks noorpaaridele räägin seda korduvalt ja korduvalt oma laulatuskõnedes. Ütlen seda, et teeme teiega ka eksperimendi. Andke mulle käega märku, kes teist ei taha olla õnnelik. Läks jälle täna mööda. Ma kogu aeg, kui ma seda küsimust esitan, kardan, et millal tuleb esimene käsi. Siis ma kukun läbi. Et siis tegelikult on ju nii, et kõik inimesed tahavad olla õnnelikud. On ju nii? Ei ole sellist, kes ütleb, et mina tahan olla õnnetu. Mina ei ole näinud ühtegi sellist. Kui sa tahad olla õnnelik, siis tegelikult vastus sellele ongi see, et armastus ja õnn on tihedalt seotud. Mida suurem on armastus, seda õnnelikum sa oled. Mida vähem on armastust, seda õnnetum sa oled. Aga mis on siis see armastus, millest kõneleb Paulus? Mida see tähendab ja mida tähendab see, kui öeldakse, et Jumal tuli Jeesuses Kristuses siia maailma ja tema läbi sai armastus ilmseks? Mõelge, mis juhtus selle jõululapsega? Kuidas ta suhtus sellesse, mis tema ümber toimus? Jeesus oli üks väga kriitiline mees, tänapäeva terminoloogiat kasutades. Ja tema kriitikameelsus väljendus selles, et ta ei olnud nõus sellega, kus esikohale tõsteti näiteks seadus. Ta ei olnud nõus sellega, et esikohale tõsteti võim, raha ja nii edasi. Vaid ta kogu aeg räägib sellest, et millest. On üks ilus tähendamissõna või üks lugu sellest, kui Jeesus räägib, või mitte ei räägi, vaid Jeesus on templis ja teeb terveks ühe inimese, kes oli lapsest saadik olnud halvatud. Ta teeb ta terveks ja siis lähevad variserid tema juurde ja ütlevad talle, et kuule mees, ma nüüd natukene tõlgendan piiblilt vabalt, et ma ei tsiteeri, eks ole. Kuule mees, mis õige endast mõtled? Sa tegid tööd hingamispäeva, sa tegid teise inimese terveks. See on töö, sa rikkusid Jumala käsku hingamispäeva täita. Ja mida siis Jeesus ütleb? Ütleb seda, et kas hingamispäev on loodud inimese jaoks või inimene hingamispäeva jaoks? Kui teil härg kukuks kaevu, kas te jätaksite ta sinna hingamispäeva pärast? Ehk siis sama küsimus. Kui sul on midagi, mis on elus väga oluline ja tähtis, siis sa leiaksid lahenduse nüüd ja kohe. Mitte ei jääks ootama, et hingamispäev saab mööda või otsiksid kellegi teise, kes teeks midagi või. Vaid sa teed seda kohe. Leiad võimaluse selleks, et see, mis sulle on kallis, saaks sealt kaevust välja tõmmatud. Ja sellega Jeesus tegelikult viitabki, et oluline ei ole mitte see, et me täidame mingeid korraldusi ja juhiseid, vaid kõik algab peale ühest asjast. Ja selleks on see sama armastus. Kõik algab peale sellest, kas sa armastad või ei armasta. Ja selle armastuse all ei mõelda ei enesearmastust ega midagi taolist, vaid selle armastuse all väga selgelt mõeldakse armastust kaasinimese ja Jumala vastu. Ja mina isegi rõhutaksin, et see armastus kaasinimese vastu on tegelikult kõige suurem. Ja olemuslikult tähendabki armastus seda, et inimene on valmis loobuma iseendast, oma minast, oma egokesksest maailmast ja oma elu elab teisel inimesel. Kes te olete pikalt abielus olnud, ma arvan, et te kirjutaksite oma mõtetele alla ja ütleksite, et kooselu, abielu on võimalik siis ja üksnes siis, kui elatakse oma elu oma abikaasale.
Ja vot, kui see side on vastastikune, et nad elavad oma elu üksteise, siis tulebki õnn õuele. Kuigi me seda ise sageli ei pane tähele. Aga me tunneme südames rõõmu ja rahu ja sellepärast saab inimene öelda, et ma olen õnnelik. Ja vot seda soovi mina olengi nendele noorpaaridele soovinud, et kui te midagi ette võtate, kui te oma elu alustate, kui te koos hakkate käima, siis see, mida te peate igal päeval tegema, ongi see sama, et te kasvate armastuses. Kui kaasaegsed kasvatusteadlased ütlevad või pereteadlased ütlevad seda, et armastus abielus lõpeb või kooselus lõpeb 3. hiljemalt 5. kooselu aastal, siis ma ütleks, et jama, minust armastus on ainult kasvada, ainult suuremaks minna. Mida kauem sa koos elad inimesega, ta suuremaks läheb ka tegelikult armastus. Jah, me võime öelda, et see võib-olla ei ole nüüd see tunne või see, süda enam ei peksa iga kord, kui oma abikaasat näed, eks ole, ei hakka taguma ja ei tule sellist värinat sisse, eks ole, aga see tegelikult muutub millekski muuks. Jah, aga ta ei muutu mitte millekski muuks, vaid see ongi armastus, mis suureneb ja mis kasvab. Vot seeläbi saab inimene õnnelikuks. Ja ma julgen teile väita, et kui minu käest on keegi küsinud, et kas ma olen õnnelik inimene, siis ma alati ütlen jaa. Aga mõnikord jälle inimest natuke kiusata, siis ma küsin, et sõltub kontekstist. Kui sa küsid mu käest, kas ma täna ja praegu olen õnnelik, siis ei ole. Sest öösel magasin alasti, mul täna pea hirmsasti valutab. Ei ole mingit õnnetunnet sellest. Vastik on olla, ei saa, ei jaksa. Või kui sa oled palavikus kodus pikali voodis või minu ema, kes on 86-aastane, siis ka ma hommikuti lähen teda vaatama, küsin, mammi, kuidas siis tänane hommik on alanud ja siis ta vaatab mulle otsas. Siis ma saan aru, et ta ei ole õnnelik. Sellepärast, et tal on raske. Nii kui päev käima läheb, kui ta rohud mõjuma hakkavad ja kõik see hoog sisse tuleb, siis päeva lõpus ma lähen küsin, päris hea. Et sellel hetkel on jälle olukord teine. Nii et sageli see hetkeline õnnetunne sõltub paljudest asjadest, mis meid mõjutavad. Ja sellepärast ma ütlen, et kõik sõltub taustsüsteemist, et jah, näitena toodud, et mul praegu on kehva olla, ei tee mind õnnelikuks. Aga kui ma ütlen üldpilti, siis ma ütlen, teate, ma olen üliõnnelik inimene. Teate, miks? Sest ma väga-väga armastan Jumalat ja püüan väga-väga armastada kaasinimest. Ja mida rohkem ma sellest kasvan, seda õnnelikumaks ma järjest saan. Seda õnnelikum ma tegelikult olen. Nii et see on selline põnev. Proovige järgi. Teil on aega küll. Proovige. Mida ma siis nüüd vaatan kella ja on teil küsimusi ka või? Juba on mõned, jaa, väga hea. Et võib neid juurde saata, et mida ma siis tahaksin tänasel päeval teile soovida. Et või selle jutu lõpuks, et eks ma siin ju hüplesin nüüd ühelt teemalt teisele, aga ma siiski julgen arvata, et nüüd raputage pead või noogutage, et eks ma siis häbenen pärast, kui nüüd väga mööda läks, aga kui me nüüd vaatame ja kui te mõtlete selle peale, siis tegelikult, mis on kõige olulisem meie elus ja meie toimimises või mis on selle jõulupühade kõige tähtsam ja mida ma tahaksin teile jõulupühadega seonduvalt siis soovida, siis jällegi need samad viited. Avage oma süda, oma mõtte, oma meel. Mõtestage oma elu. Mõtestage seda, mis on teie usk, mida teie näete oma elu teed. Teine on see, et avage oma süda, oma mõtte ja meel sellele samale armastusele. Juhinduge nendest armastuse kõige lihtsamatest tõdedest. Proovige oma elu elada just niimoodi, et igal päeval, kui sa hakkad elu elama või oma päeva elama, läbi käima, siis
kui sulle keegi ütleb midagi koledat, ära ütle vastu. Ära võta kaasa isegi seda, kui ta sulle midagi halba on öelnud. Jäta see sinna maha. Vastupidi, kui keegi ütleb sulle midagi halvasti, ütle talle siiralt otsa vaadates, ma soovin teile ilusat päeva. Ma saan aru, et see kuidagi tundus väga kentsakas. Aga olete te proovinud seda? Vaata, see on üks koht, kus tõlgendatakse valesti Jeesuse tähendamissõna. See, kui Jeesus ütleb, et kui keegi lööb sind vastu sinu vasakut põske, keera teine ette, siis mõned inimesed on, mis mõttes, et ma pean ennast peksta laskma. Ei, Jeesus ei mõtle seda, et me peaks ennast peksa laskma. Tegelikult Jeesus ütleb, et sa ei pea käituma nii, nagu kõik sult ootavad. Sa ei pea tegema nii, nagu kõik teised sinult tahavad ja eeldavad. Sest kunagi õpetaja Paul Saar, võib-olla mõni mäletab sellist imelist õpetajat Hageni kogudusest ta teenis ja oli ka 50. aastate alguses Kaarlis mõned aastad. Soome poiss legendaarne. Siis tema, ma mäletan, kui ma olin kiriku juurde alles tulnud, siis ta käis meil leerilaagris, nagu sattus külla ja siis ta ütles poistele, või mis poistele kõigile meile, kes me seal olime, ütles, et teate, et see liigimise armastusega on nii nagu matemaatikaga. Et kui üks lööb teist ja teine lööb vastu, siis on 1 + 1 on 2. Ehk siis sünnib kaklus. Kui üks lööb ja teine vastu ei löö või vastupidi ütleb, et see ei olnud ilus tegu, siis on see miinusmärgiga ja see võib hoopis osutuda nulliks. Ehk siis kaklust ei sünni. Kas ta nüüd 100% saab nõus olla, aga see mõte mulle meeldis just nimelt sellepärast, et me ei pea käituma nii, nagu meilt oodatakse ja nii, nagu meilt eeldatakse. Ja tänases maailmas see põhiline probleem ongi seoses sellega, et kõik arvavad, et käituma peab nii, nagu teised käituvad. Kui naaber ütles mulle halvasti, eks ma siis pean talle ka halvasti peale. Ei pea. Võib naabrile vaatamata sellele, et ta sulle halvasti ütles soovida kõike head. Ja mitte lihtsalt sellise irooniaga, et kõik head sulle. Vaid siiralt südamest. Ma soovin sulle tõesti head päeva. Ja vaadake, mis sünnima hakkab. Vaadake, mis hakkab juhtuma. Teid võidakse alguses vaadata imelikult, aga ma arvan, et teie südamerahu, rääkimata närvirakkudest, on palju rohkem teil kõigil alles. Ehk siis see soov oli, et kasvage armastuses. Püüdke elada oma elu nõnda, et kui te midagi teete, siis see sama ilus ütlus, et ei oleks lihtsalt ütlus, et ärge tehke teisele midagi, mida te ei taha, et teile tehakse. Kui te ei taha, et teile halvasti üteldakse, ärge ütelge teistele. Ehk siis see kõik tegelikult viib selle sama armastuse täiuse poole. Ja ma usun küll, et selle läbi te saate ainult õnnelikumaks. Nii et ma soovin teile häid jõulupühi ja rahu südamesse ja hinge ja kasvage armastuses, et see armastus saaks teie seas täiuslikuks. Eks ole? Seal on nii pikad küsimused. Küsimus ma kardan. Palun seletage lahti mõiste isa, poeg ja püha vaim. Kas teil nõudepesumasin on kodus? Kellel on nõudepesumasin kodus? Ikka mõnel on. Need, kellel on siis, või neil, kellel ei ole, siis neile ma seletan. Kõige mugavam on osta nõudepesumasiinasse, et ta peseks nõud korralikult puhtaks, nõudepesutabletid. Eks? Ja kui te nõudepesutableti vaatate, siis nõudepesutablitil on 3 komponenti. Sool, pesuaine ja loputusaine. Aga ta on ometi üks nõudepesutablett. Ja vot isa, poja ja püha vaimuga on samamoodi. On üks Jumal, kes on ennast ilmutanud. Isana, pojana ja püha vaimuna. Aga ta on üks tervik, ta on üks Jumal, kes on ennast ilmutanud meile 3 erineval moel. Isa looja, poeg lunastaja, püha vaim pühitseja. Ja nii lihtne see ongi. Kui te võtate Ristikheina lehe, näiteks see sama püha Patrickupäeva inimesed tähistavad Iirimaal väga siis ja nüüd Eestis ka, siis pühal Patrickul oli tema õpetas 3 ainsust selle sama Ristikheina lehega.
Ehk siis on 3 kroonlehte, aga samas on ta üks leht. Ja võt Jumalaga on täpselt samamoodi. Me ütleme, et me usume kolmaine Jumalasse, Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse, kes on üks tõeline Jumal. Ta on üks, aga ta ilmutab ennast meile 3 erineval moel. Isana kui loojana, pojana kui lunastajana ja püha vaimuna kui pühitsejana. Nii. Teine küsimus, mis vahe on kristlusel ja judaismil? Härra Turovskit ma nägin siia tulemas, tema võib-olla oskab paremini sellele vastata. Oli veel jõudnud, aga hästi lihtne vastus on see, nii nagu mina olen sellest aru saanud, on see, et judaism ei tunnista Kristust Jumalana. Meie tunnistame Kristust kui Jumala poega. Meil on palju sarnast, aga meie kõige suurem erinevus tulebki sellest, et meie tunnistame Kristust Jumalana, judaism Kristust Jumalana ei tunnista. Nii, küsimus. Maailmas on palju uskusid. Milline neist peale kristluse võimaldab inimesel pääseda taevasse? Või üldse? No see on hästi pikk vastus selles mõttes, et mina ütlen selle kohta nõnda, et loomulikult ma ütleksin, et kristlus on kõige õigem, sest ta on kõige lihtsam. Ta on usundina minu jaoks kõige lihtsam. Ma olen kunagi tegelenud budismiga ja mina siiamaale ei saa aru, kui inimesed ütlevad, et budism on selline hästi tore religioon, siis minu arust budism on kõige raskem religioon minu meelest. Sõltub muidugi ka budismi vormist, tänapäeval on budismi vorme lihtsalt väga palju, aga kui ma lähtun sellest, mis kunagi tekkis umbes 500 aastat, võib-olla isegi natuke rohkem enne Kristust, et siis ma natukene nagu ei saa sellest nagu aru. Aga Uku Masing on umbes sellist mõtet jaganud, et neid teid, kuidas inimene õndsaks saab, neid võimalusi on mitmeid ja neid teid on mitmeid. Eks inimene peab selle nagu ise ära tunnetama, mis tema jaoks on õige. Nii et ma selles mõttes kindlasti olen selline tüüp, kes ei võta suud täis ja ei hakka ütlema seda, et see on vale ja see on õige ja see on vale ja see on õige ja see on vale ja see on õige. Et pigem tasub neisse kõigisse süveneda ja selle juures on alati see rõhuasetus, et küsige endalt, miks seda tehakse, mida see pakub, mida see annab ja kuidas see lõpuks minu elu mõjutab ja mis sellest religioonist annab mulle sellise turvatunde. Mina võin öelda, et kristlus on minule andnud selle turvatunde, andnud rahu ja rõõmu ja kõik selle hea ja kui te sellest seda saate, siis mina küll ei ütle seda, et te põrgusse lähete. Ja viimane, aga natuke pikemalt sõnastatud küsimus. Peale surma on inimesel 2 valikut, kas üles või alla. Kuhu läheb inimene, kes eluaeg on olnud ja teinud teistele hea inimene, aga ta pole tõsiusklik ja läheb kuhu? Vaata, tõsiusklik ja läheb, noor näitab alla siin kirjas, aga küsimus jätkub. Aga inimene, kes on teinud kurja, tapnud, vägistanud, võtab kätte, kahetseb, palub andeks, saab usklikuks ja saab väidetavalt sinna. Jah, nii ongi. Te olete õigesti aru saanud, kes küsis. Jah, nii ongi. Absoluutselt. Ja vaadake, milles on, kui raske sellest on aru saada, eks ole. Et tegelikult ma ütleksin, et siin küsimuses on üks vale vastus. Või vale selline esitus on see, et inimene ei otsusta, kas ta läheb taevasse või põrgusse. Seda ei otsusta inimene. Seda otsustab Jumal. Oleme täpselt, seda otsustab Kristus. Kas inimene läheb või läheb. Ja ma olen selles mõttes kindlasti üks selline vaimulik, kes ei võta endale seda hoiakut või seda vastutust, et mina hakkan otsustama, kes on õige, kes on vale. Sest mille järgi mõõta? Kindlasti ei ole see inimene alati kohe automaatselt õige, kui ta käib iga pühapäeval kirikus. See ei tähenda mitte midagi selles mõttes. Sest inimene, kes võib-olla iga pühapäeval kirikus ei käi, aga kes
kes armastab Jumalat ja kaasinimest, võib teha seda ka ilma kirikus käimata, kuigi kirikus on oluline käia. Seal on omad teised põhjused, aga kirikus käimine ei tee inimest õndsaks. Kirikul on olemas need vahendid, mis aitab inimesel kasvada usus, lootuses ja armastuses. Selleks on armulaual käimine, selleks on ristimine, selleks on kõikide muude armuvahendite vastuvõtmine, oma kaaslaste eest palvetamine ja nii edasi. Kirikus on hästi palju neid asju sellel Jumala teenistusel, mis on tegelikult kõike seda toetab. Aga otsuse, kas inimene läheb taevasse kõrgusse, langetab Jumal ja ta võib tegelikult langetada ka sellise otsuse, mis meile ei meeldi. Jeesusel on tähendamissõna töötegijatest viinamäär. Ma pikalt ei hakka seda seletama. See kokkuvõte on enam-vähem selline, et peremees läks hommikul turule, nägi seal töötajaid, ütles, kuulge, minge põllule, ma maksan teile igal ühe 10 eurot päevas. Selle päeva eest näiteks. Ma maksan teile selle 10 eurot päevas selle päeva eest. Siis ta läheb lõuna ajal turule, näeb selle, et oi, siin on veel mingeid mehi, mul oleks töömehi veel vaja. Ütleb neile, kuulge, minge põllule, ma maksan teile 10 eurot. Ja siis ta läheb vahetult enne õhtut, näeb, veel on mingeid mehi seal, ütleb, kuulge, minge neile sinna appi, ma maksan teile ka selle 10 eurot. Ja mis te arvate, kas esimesed nüüd õnnelikud? Mis mõttes? Meie oleme terve päeva siin rümanud, eks ole, me saame ikka 10, et sa peaksid meile vähemalt 30 maksma selle eest. Ja siis mida ütleb see sama peremees, ütleb, kuulge, aga ma ju leppisin teiega kokku. Miks te nüüd nurisete? Miks mina ei või otsustada nii, nagu mina tahan? Miks teie mulle ütlete, ma pean otsustama teisiti? No leppisin teiega kokku, te saate 10, te olite nõus. Miks te nüüd virisete? Ma võin ju otsustada, et ma oleks võinud ka täitsa ilma rahata, või tähendab, ütleme, anda ilma tööta raha neile inimestele. Miks te nurisete? Ja võt see mõte on seotud täpselt selle sama arusaamaga, et sageli need, kes arvavad, et ma olen nagu õigem, siis mul peaks olema nagu parem koht. Muideks Peetrus ja Johannes lähevad ka Jeesuse juurde, ütlevad, et kuule, et seal tulevikus seal taevariigis, et äkki me saame niimoodi kokku leppida, et mina istun sinu paremale käele ja Johannes istub sinu vasakule käele, et saaks niimoodi. Mida Jeesus ütleb? Mina ei otsusta seda. See ei ole minu teha, kes istub minu paremal või vasakul käele. Ja tegelikult ta viitab jälle sellele, et oluline on hoopis midagi muud. Ja tegelikult meil ristiinimestena ongi oluline mitte mõõta seda, kes on meist tublim ja kes meist on parem või kas tema on halvem minuga võrreldes. Vaid oluline on see, et ela ise oma elu nii, nagu sa oled Jumalaga kokku leppinud. Ja ära vaata seda, kas temal on nüüd mingid eelised või mitte. Jumal on see, kes mõistab kohut ja vabalt võib juhtuda nii, et mina võin ennem põrgusse minna kui teie. Ma küll loodan, et see nii ei lähe. Aga nii võib vabalt olla. Rohkem praegu küsimusi ei ole. Suur tänu õpetaja Aus selle huvitava ja hariva ettekande ja rahuliku haaravat jõuluaega teile kõigile. Ja teile ka, et olge rõõmsad issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad, nii nagu see kõlab jõuluõhtul paljudes kirikutes. Ja nüüd peagi siis väike kontsert, nagu seda on saanud lubada meie järgmine kokkusaamine on alles uuel aastal, 9. jaanuaril, siis räägime tervislikust toitumisest, ehk saame mõelda, mis vigu me jõulude ja aastavahetuse peolauas tegime. Nii, palun, Maris Lehtland.